salajased vaenlased toidulaual. Millega ettevaatlik olla ja miks? Suhkur ja magustatud tooted. Need tõstavad veresuhkru taset ja soodustavad põletikku. Naturaalsete mahlade joomine võib tunduda tervisliku harjumusena, kuna need on valmistatud värsketest puuviljadest ja sisaldavad mitmeid vitamiine ning mineraale. Siiski, naturaalsete mahlade liigtarbimisel võivad olla ka negatiivsed mõjud tervisele, peamiselt tänu kõrgele fruktoosisisaldusele ja kiudainete puudumisele võrreldes terve puuvilja söömisega. Mahlad ja magusad joogid, peidetud ohud tervisele, kõrge suhkrusisaldus ja kiire veresuhkru tõus. Nii magusates jookides kui ka 100% naturaalsetes mahlades on suhkur kontsentreeritud kujul, mis tõstab kiiresti veresuhkru taset. Erinevalt tervetest puuviljadest, kus kiudained aeglustavad suhkru imendumist, puuduvad mahlades kiudained, mis toetaksid veresuhkru stabiilsust ja küllastustunnet. Energiatihedus versus toitainevaesus. Magusad joogid annavad küll energiat, kaloreid, kuid vähe või üldse mitte olulisi toitaineid, nagu vitamiine, mineraale ja kiudaineid. See võib viia toitainete puuduseni, eriti kui magusad joogid asendavad toitainerikkaid toiduaineid. Kaalutõusu ja rasvumise risk. Liigne kalorite tarbimine suhkrurikaste jookide näol võib soodustada kaalutõusu ja rasvumist, kuna need joogid ei paku küllastustunnet, mis võib viia ülesöömiseni. Südamehaiguste ja teist tüüpi diabeedi risk. On tõendeid, et suhkruga magustatud jookide tarbimine suurendab südamehaiguste ja teise tüübi diabeedi riski, isegi sõltumatult nende mõjust kehakaalule. See võib tuleneda nende mõjust vererõhule, veresuhkru tasemele, insuliiniresistentsusele, põletikule ja ainevahetushäiretele, hambaemaili kahjustus. Naturaalsed mahlad, eriti happelised tsitrusviljade mahlad, võivad kahjustada hambaemaili ja soodustada hammaste lagunemist. On soovitatav piirata mahlade ja magusate jookide tarbimist, asendades need paremate alternatiividega, nagu vesi, näiteks sidruniga ja taimeteed. Vee tarbimise suurendamine ja magusate jookide vähendamine võib aidata parandada üldist tervist ja vähendada krooniliste haiguste riski. Jahu ja tärklise tooted. Kõrge glükeemiline indeks. Paljud jahu ja tärklise tooted, eriti need, mis on valmistatud rafineeritud jahust, omavad kõrget glükeemilist indeksit. Need tõstavad kiiresti veresuhkru taset, mis omakorda sunnib kõhunääret tootma rohkem insuliini. Pikas perspektiivis võib see viia insuliiniresistentsuse ja teist tüüpi diabeedi tekkeni. Lisaks leivale, pastale, riisile ja kartulile võiksid inimesed, kes soovivad parandada oma tervist, kaaluda ka rafineeritud teraviljatoodete piiramist või vältimist, nagu sai, küpsised, kreekerid, saiakesed ja muud töödeldud pagaritooted. Toitainevaesus. Rafineerimisprotsessi käigus kaotavad paljud teraviljatooted suure osa oma toitainetest, sealhulgas kiudainetest, vitamiinidest ja mineraalidest. Kuigi need tooted võivad pakkuda palju energiat, kaloreid, on nende toitaine väärtus madal. Põletik. Mõned uuringud on viidanud, et kõrge süsivesikute tarbimine, eriti rafineeritud süsivesikute puhul, võib soodustada põletikulisi protsesse kehas. Põletik on omakorda seotud mitmete krooniliste haiguste, sealhulgas südamehaiguste ja teatud tüüpi vähiga. Seos vähiriskiga. Otsene seos jahu ja tärklise toodete tarbimise ja vähiriski vahel on keeruline ja sõltub paljudest teguritest, sealhulgas toiduainete töötlemise astmest, kogutarbimisest ja individuaalsest tervislikust seisundist. Kuigi mõned uuringud on viidanud seostele kõrge glükeemilise indeksiga toiduainete tarbimise ja teatud vähiliikide, näiteks rinnavähi ja soolevähi, suurenenud riski vahel, on vaja rohkem uuringuid.
Taimeõlide ja rasvade kasutamine toitumises nõuab teadlikku valikut, arvestades nende mõju tervisele. Oluline on mõista erinevate rasvade omadusi ja valida need, mis toetavad tervist. Taimeõlid, eriti töödeldud õlid nagu soja, maisi ja päevalilleõli, on sageli kõrge omega-6 rasvhapete sisaldusega. Kuigi omega-6 rasvhapped on kehale vajalikud, võib nende liigne tarbimine, eriti tasakaalustamata suhtes omega-3 rasvhapetega, soodustada põletikulisi protsesse. Seetõttu on soovitatav eelistada õlisid, mis sisaldavad rohkem omega-3 rasvhappeid, näiteks linaseemneõli, või on neutraalsed, näiteks oliiviõli. Kui tarbitakse omega-6 rasvhappeid 10 kordi rohkem kui omega-3 rasvhappeid, võib see põhjustada mitmeid terviseprobleeme. Omega-6 ja omega-3 rasvhapped on mõlemad olulised polüküllastumata rasvhapped, mida inimkeha ise ei tooda ja mis peavad tulema toidust. Need rasvhapped mängivad olulist rolli keha põletikulistes protsessides. Omega-3 rasvhapped toimivad põletikuvastaselt, samas kui omega-6 rasvhapped võivad põletikku soodustada, kui neid tarbitakse liigselt. Omega-6 ja omega-3 tasakaalustamatus, põletikuliste seisundite süvenemine. Liigne omega-6 rasvhapete tarbimine võib soodustada põletikulisi protsesse kehas, mis on seotud mitmete krooniliste haigustega, sealhulgas südamehaigused, teist tüüpi diabeet, rasvumine, metaboolne sündroom, autoimmuunhaigused ja isegi mõned vähitüübid, südamehaiguste riski suurenemine. Kuigi omega-6 rasvhapped on olulised südame tervisele väikestes kogustes, võib nende liigne tarbimine suurendada teatud südamehaiguste riski, eriti kui tarbimine on tasakaalust väljas omega-3 rasvhapetega. Põletikulised nahahaigused, omega-6 ja omega-3 tasakaalustamatus on seostatud ka põletikuliste nahahaiguste nagu ekseem ja psoriaas süvenemisega. Meeleoluhäired. On leitud, et omega-3 rasvhapete puudus võib mõjutada meeleolu ja käitumist, sealhulgas suurendada depressiooni ja ärevuse riski. Omega-6 ja omega-3 tasakaalustamatus võib seda mõju veelgi süvendada. Kuidas taastada tasakaalu? Soovitatav on hoida omega-3 ja omega-6 tasakaalu toidus. Ideaalis peaks suhe olema vahemikus 1:1,4, kuid see suhe on tihti palju kõrgem, mõnikord isegi 1:15 või enam, peamiselt tänu taimeõlide suurele tarbimisele, mis on rikkad omega-6 ja madalad omega-3 rasvhapete poolest. Omega-6 ja omega-3 tasakaalu parandamiseks on soovitatav vähendada kõrge omega-6 sisaldusega taimeõlide, maisiõli, päevalilleõli, sojaõli ja muud töödeldud taimeõlid tarbimist ning suurendada omega-3 rikaste toiduainete nagu rasvane kala, lõhe, makrell, sardiinid, linaseemned, kiaseemned ja kreeka pähklid tarbimist. Samuti on kasulik vältida töödeldud toite, mis võivad sisaldada peidetud omega-6 rasvhappeid. Inimestele, kes ei saa või ei soovi kala tarbida, võivad vetikapõhised omega-3 toidulisandid olla hea alternatiiv. Õli kasutamine salatis. Salatites on soovitatav kasutada kvaliteetset külmpressitud oliiviõli, mis on rikas monoküllastumata rasvhapete ja antioksüdantide poolest. Need komponendid aitavad toetada südame tervist ja vähendada põletikku. Kuumutamiseks sobivad õlid. Kuumutamisel on oluline valida õlid, mis taluvad kõrgeid temperatuure ilma kahjulike ühendite tekketa. Kookosõli, avokaadoõli ja ghee, selitatud või on head valikud, kuna need taluvad kõrget kuumust hästi. Rafineeritud oliiviõli võib samuti kasutada mõõdukas kuumutamises, kuigi madalama suitsupunkti tõttu ei sobi see kõrge kuumuse jaoks. Margariin versus või. Võrreldes margariinidega
mis võivad sisaldada transrasvu ja kunstlikke ühendeid, on looduslik või tervislikum valik. Või sisaldab küllastunud rasvu, kuid ka vitamiine ja mineraale. Transrasvu, mida leidub sageli margariinides ja töödeldud toidus, tuleks vältida, kuna need on seotud mitmete terviseriskidega, sealhulgas südamehaiguste ja põletikuga. Transrasvad on teatud tüüpi küllastumata rasvad, mida on muudetud tööstusliku protsessi, nimelt hüdrogeenimise teel, et muuta vedelad õlid tahkeks rasvaks. See protsess pikendab toidu säilivusaega ja parandab toidu tekstuuri. Transrasvu leidub peamiselt töödeldud toiduainetes nagu snäkid, küpsised, krõpsud, kiirtoit ja mõned margariinid. Transrasvade mõju kehale. Südamehaiguste riski suurendamine. Transrasvad tõstavad halva kolesterooli taset ja alandavad hea kolesterooli taset veres, mis on peamised südamehaiguste riskifaktorid. See võib viia arterite kõvenemise ja südame-veresoonkonna haiguste tekkeni. Insuliiniresistentsuse soodustamine. On tõendeid, et transrasvad võivad suurendada insuliiniresistentsust, mis on teist tüüpi diabeedi arengu riskifaktor. See toimub, kui keharakud muutuvad insuliini suhtes vähem tundlikuks, misjärel vere suhkrusisaldus tõuseb. Põletikuliste protsesside võimendamine. Transrasvade tarbimine on seostatud põletikuliste markerite taseme tõusuga organismis. Põletik on paljude krooniliste haiguste, sealhulgas südamehaiguste, diabeedi ja artriidi keskne tegur. Kehakaalu ja rasvumise probleemid. Mõned uuringud viitavad sellele, et transrasvad võivad mõjutada keharasva jaotumist, soodustades rasva ladestumist kõhupiirkonnas, mis on seotud suurenenud terviseriskidega. Transrasvade tarbimise vähendamine või kõrvaldamine on oluline samm tervislikuma toitumise suunas. Enamikus riikides on toidutootjad ja restoranid transrasvade kasutamist oluliselt piiranud või need täielikult keelanud, arvestades nende tõestatud negatiivset mõju tervisele. Tervisliku toitumise seisukohast on soovitatav vältida toiduaineid, mis sisaldavad transrasvu, liigset soola ja suhkrut ning kunstlikke lisaaineid. Vaata ka videot. Neid ära miksi takistab toitainete omastamist. Ja ka julgelt oma kogemusi kommentaarides või kui sul on küsimusi, siis aitame kindlasti vastust leida. Head tervist!